vaatate selle hooaja viimast Majade ajast saadet. Ja see on ühest inimesest, ühest arhitektist, kes, kui ta aastal 2006 sai Kultuurkapitali aastapreemia, siis tema kohta öeldi monumentaalne, isepäine, inspireeriv. Tänane saade on Raine Karbist. Tere, Raine. Tere. Istume siin sinu aias ja praegu mõtlesin, et see raamat, mille me nüüd siis lõpuks valmis saime, et seal on esimene projekt on aastast 62 ja viimane on 2013, mis nüüd ka loodetavasti varsti ehitusse läheb vist, see suur eramaja. Et seal on selles loomingu nimekirjas, mida me seal ka korrigeerisime ja päris palju asju ära viskasime, et seal on kaugelt üle 200 asja. Et kas sa nagu oma üle 50 aasta pikkuse karjääri puhul puhanud ka oled või? No eks ma ikka olen, mis sa puhkuseks nimetad. Minu meelest see on niisugune mittekonti murdev töö, et kui sa nüüd pead silmas nüüd niisugust traditsioonilist puhkust, et inimene võtab ja läheb kuhugi puhkama. Siis need on mul olnud ainsad välismaa reisid. Sest siis on niisugune tunne, ma mäletan juba Vene ajast saadik, et kui lennuk maandub, saadad lennukst välja, siis on seal mingi giid. Lähed selle suure Nõukogude Liidu sõbralike rahvaste karjaga sinna bussi juurde. See sõbralikud rahvad lähevad kõik trobikonnas sinna bussi ette otsa, võimalikult giidile lähedale. Mina lähen bussi kõige viimasesse pinki, istun sinna akna alla, istun maha ja siis ma tunnen, et nüüd on puhkus alganud. Aga ega meiesugustel vist see välismaal käimine, see ei ole ka nagu selles mõttes tavalise inimese puhkus, et lähed, lööd jalad rannal taeva poole ja lihtsalt olekski, sellepärast, et alati on ju nii huvitav ikkagi vaadata, et mis mujal on tehtud ja see on ka selline, et ikka valmistad ette ja niimoodi siis intensiivselt võimaluse piires niimoodi vaatad. Ei tea, seda nüüd tööks ei saa nüüd nimetada, sest puhkus on ikkagi minu meelest see, kui sa oled ära lõigatud sellest, mis su igapäevase koormuse moodustab. Ükskõik, kas see on siis see töö, mis sa tööl teed või see töö, mis sa õhtul teed või see töö, mis sa kas või selle maja ehitamisel teed, eks ole, kui sa oled välismaal. Siis sa oled kõigist lõigatud. Tänapäeval on muidugi see häda, et igalt poolt saab inimesi kätte. Nüüd on mobla sul ja kriiskamas taskus, aga Vene ajal seda ei olnud. Jah. Oma nendest majadest, et sa oled kusagil öelnud ühes intervjuus, et see vormi ja siis selle ehitusliku poole suhe, et see kõige paremini vist ikkagi raamatukogus kukkus välja või et seda oli aega teha võrreldes linnahalliga ja ikkagi on, seal oli palju probleeme, aga või oma sellistest majadest, sellest suurest hulgast, et kus see sümbioos kõige paremini välja. Missugune kõige parem maja on? Ei, mitte kõige parem maja, aga just, et kus see
no ikkagi, idee ja teostuse vaheline... See sama, kuidas sa sõnastad. Ega see on sama raske küsimus, et misuka kõige ilusam naine on, eks ole. Üks on ühtemoodi, teine on teistmoodi. Ja eks nende töödega on ka niimoodi, et raamatukogul oli see eelis, et seal oli aega teha, sest see protsess venis nii kaua ja see Eenmaa kemples nende peaministritega, et see protsess üldse ei katkeks ja me saime siis vahepeal vaikselt nohistada seda, eks ole, sai täpselt paika panna, misuke tükk on paekivist ja misuke ei ole paekivist ja noh, oli nagu aega sättida, aga kas ta nüüd siis kõige parem see, kuidas sa ütlesid sümbioos või mis see keeruline sõna on, seda ei julge öelda. Üks neid ühed on natuke paremad, võib-olla mõni on natuke rohkem üle peakaela tehtud ja mõni on nii, et võib-olla pole lihtsalt hästi välja kukkunud, nii võib ju ka juhtuda. Ega see maja ehitamine ju tegelikult ju, maja on nagu elus organism, et kas või me istume siin sinu maja hoovis, et sa ju siiamaani alles eelmine suvi valasid siin trepiastmeid ja... Siin jätkub tööd täpselt nii kaua, kui mina elan ja siis peab hakkama järgmine omanik seda tegema. Jah, aga vaata, et siis sinu maja siin muinsuskaitse alla ei võtta, siis ei lubata selle enam midagi teha. No ei tea, see loodame, et ei võeta. Aga mis sa tänasest meie arhitektuurist arvad? Tead, see on nüüd niisugune küsimus, mille on raske vastata, sellepärast, et esiteks, ega ma ju ei tunnegi seda tänast arhitektuuri nii kuigi põhjalikult. Sest ma pole enam isegi neid maja surnaale ostnud ja neid arhitekte on nii palju ja neid tehakse igasugused objekte siia tänna, eks ole, nii palju, et kuidas ikka oskad arvata. Eks on nüüd kehvemaid ja paremaid. Aga noh, eks ta üks niisugune klaasi ajast ole. Ja üleüldse, kui nii võtta, siis mis see üldse, keda see üldse huvitab, mis üks nii vana, mis arvab kaasaja arhitektuurist, sest kui ma mäletan, kui mina olin niisugune, kuskil 3.-4. kursusel tudeng, me olime siis kõik suured tähtsad arhitektuuri tudengid ja arvasime, et me oleme maailma kõige targemad, eks ole. Ja meie õppejõududeks olid siis niisugused papid nagu Kuusik ja Vana Volberg ja meie arvates nad olid juba niisugused vanad papid, et mis nemad enam sellest kaasa arhitektuurist teavad, eks ole. Aga ma olen praegu 2 aastat vanem kui Kuusik oli siis. Nii et ma imestaks, eks ole, kui kaasaja noorsugu arvab minust täpselt samamoodi, et mis see enam teab arhitektuurist või selle kvaliteedist. No aga kui me siin Kamba tudengitega sinu juures siin hiljuti külas käis, siis ju lõpus üks preili küsis, et kas teil assistenti on vaja, sa kohe ehmusid ära, mis asi see on, et ma teen kõik asjad ise. Tudengid on tudengid. Nii et järelikult ikkagi mingisugune respekt ju on. Ma arvan, et sellel preilil võib-olla oli lihtsalt kuupalgast puudu. Ei tea, ikkagi ma arvan, et see oli aus naiivne küsimus, et ei oska arvata. Äkki on ikkagi midagi õppida? No jah, ei tea. Meil ju mingites büroodes suuremates ju käivad küll niisugused õppurid assistentideks vist. Nojah, seal on muidugi, eks see tegelikult on see vist üks Eesti arhitektuuri killustumise häda ongi see, et noored lähevad peale kooli, lähevad sinna assistentideks ja neid tööjooniseid tegema ja niimoodi on siis paar aastat, aga siis on ikkagi see tung oma büroo teha ja siis ongi meil neid selliseid 2-3 inimesi büroosid on ju tegelikult enamuses kõik, mis praegu tegutsevad. Ja nende võimekus on ju selles mõttes kehva, et nad suudavad suurprojektide puhul
ainult mingi osa teha, aga selleks, et niisugust nagu täispaketti, selliseid meil ju praktiliselt on mõned üksikud. Ja tihtipeale need kõige suuremad bürood, neil on see arhitektuuri pool jälle kehvake. No ma nüüd natukene selles suhtes võib-olla ei arva nii, et nüüd kui on 2 mehe büroo või et see nüüd siis ei ole võimekas nüüd mingit objekti ära tegema. Pigem seal on rohkem see probleem, et ta ei saa selle objektile ligi, sest et enamus objekte on mingid riigihanked ja seal on mingid tingimused, et sul peab olema mingisuguse 3 aasta käive nii ja nii suur, eks ole. No mis tähtsust on käibel, kas siis käibe näitab arhitekti kvaliteeti, eks ole. Või et sa pead näiteks olema viimase 2 aasta jooksul projekteerinud ja ehitanud samalaadse objekti või mingi aja jooksul, eks ole. Aga kui ta on niisugune objekt, mille laadselt Eestis enne põlegi ehitatud, siis saagi. Siis tellitakse, ma ei tea, kus kohalt või tehakse arhitektuurivõistlus ja tulebki Eesti Rahva Muuseumi jälle Eestisse. Nojah, aga kuidas päris mitmed sinu olulised asjad on ju ka võistluse tulemusena sündinud. Et kuidas see enne oli nõukaajal, et kas praegu on väga tavaline see, et see idee, mis seal võistlusel võidab, sellest kraabitakse nii palju maha selle protsessi käigus, et mõnel puhul ei jäägi nagu suurt midagi alles. Vaat ma ei tea seda selles mõttes, et ma pole teise vabariigi ajal ühtegi võistlust võitnud ja ma ei tea, mis juhtub selle võistluse võitjaga, kui palju nüüd ärimehed seda siis nüüd deformeerivad seda projekti või ei deformeeri või mul pole selles suhtes õrna aimugi. Aga seda, et nüüd, et mingi väike büroo ei saa asjaga valmis, seda ma ei usu, sellepärast ma olen oma suured objektid enamuses üksinda teinud tööjoonist. Ei, ma ei mõelnud mitte seda, et nad hakkama ei saa, aga pigem just see, et see väiksus, nagu sa ütlesid, et need hanked ja et see pärsib. No jah, see on meie seadusandlus, eks ole, et on niisugune riigihangete seadus välja mõeldud. Sul peab olema, ma ei tea, 10 tõendit, et sa ei ole kohalikule omavalitsusel võlgu, et sa ei ole riigi ees võlgu, et sa ei ole naist peksnud ja ma ei tea, mis asjad veel, eks ole. Aga näiteks Sakala oli ju ka võistluse. Sakala oli võistlus, jah. Et kas selle ehitamise käigus, kuidas siis läks nii nagu võistlustöös olid või? Läks küll, jah. Ei, seal keegi ei. Ma pean ütlema, et see tolleaegne keskkomitee asjade valitsus. No need olid niisugused ladnad sellid, et ma võisin tea, mis ma tahan. Et mingid probleeme põld. Linnaalil veel rohkem, linnaalil põldki tellijad. Et tänapäeval on see tellija positsioon kuidagi arhitekti loomingulisust no ma ei tea, eks tänapäeval see sõltub tellijast, eks ole, võib juhtuda, et mõni on väga hea tellija. Aga kuna nüüd tellija maksab omast rahast, eks ole, siis ta on ilmselt natuke rohkem huvitatud, kui näiteks Vene ajal Tallinna linna täitev komitee oli huvitatud sellest, missuguse maja tuleb. Sa oled, mulle isiklikult võib-olla nendest suurobjektidest vaata, et sümpaatsemad on sinu elamud, mida sa oled hulganisti teinud, et sa oled ikkagi erinevates intervjuudes aastate jooksul ka öelnud, et see on arhitekti üks põhikohustusi inimesele head elamispinda pakkuda, et elamispind, vastik sõna. See on okei, vastik sõna, aga ütleme, keskkond on jälle ka niisugust kodu, ütleme kodu. Keskkond on jälle niisugune loll sõna, sellega vehivad praegu kõik linnaehitajad hoogsalt. Ja, sellepärast ma ei tahtnud ka seda, aga ütleme, et inimesele peab hea kodu ehitama. No jah, see on juba niisugune veidi sisulisem termin. Aga sa oled nüüd näinud ka aastakümnete jooksul, et kuidas need kodud on muutunud, et sinu uue vabariigi ajal ehitatud majad on ju kordades mõned suuremad. No mõned eramud. On, aga ega põhimõtteliselt midagi muutunud põlegu peale selle, et
et enam ei pea nendest 60 ruutmeetri normidest kinni hoidma. See tõi kaasa igasuguseid mõttetuid pööninguid, mida siis pärast saab toaks ehitada ja nii edasi. Ja muud, ütleme, niisuguses projekteerimispoole pealt. No teine asi on veel, mis on nüüd uuel ajal muutunud, on see võib-olla, et enam ei ehitata omale nii palju abiruume, nagu mul on siin terve esimene korrus, eks ole, katlamaja, puu, töökoda, siis suur toiduainete hoiuruum. No niisuguseid asju pole praegu tarvis enam. Aga noh, eks on ju tellija soovid on ju ka muutunud, et tahetakse enam, ma ei tea, katlamaja ei tahetakse suurt telekatuba või ma ei tea, mingid sellised. Ei ole eriti hull see asi. Ikkagi, no muidugi on ju niisuguseid et niisuguseid eriti rikkaid inimesi, kes tahavad laiutada. No mul pole neid palju olnud. Aga ütleme, tavainimesel on ikka suhteliselt normaalselt. No ainult see vahe võib olla, et siin vahepeal tahtsid inimesed autogaraaže 2 ja 3 autole, eks ole. Aga see asi hakkab ka nüüd mööda minema. Nüüd juba on inimesed leidnud, et auto võib õues sama hästi vedeleda. Sul on elu jooksul päris mitu sükest hobi, ütleme, millega sa väga tõsiselt oled tegelenud. Kõik on need autod ja siis on muusika ja film ja video või tähendab foto ja film. Et kas need on siis ka ju mingisugune selline tööst eemale? Ei ole. Ei usu. No fotoga ma hakkasin tegelema juba mingisugusest võib-olla 6-aastasest või ma ei tea, millal mul see esimene fotoaparaat sigines. Aga film oli siis, kui meil oli see 8 millimeetrine suur buum, kõik ostsid 8 kaameraid ja kas nad nüüd hobid on, siis iga ühel oli 8 kaamera ja kõik midagi filmisid. Ega mul ütleme niisuguse tasemeni pole nagu läinud, et seal midagi võiks seda juba niisuguseks nimetamisväärseks sobiks nimetada, sest et ikka põhiaeg on ikka läinud. No, võiks öelda, et kui mul üks tõsine hobi on olnud, siis see on tööjooniste joonistamine. Aga tänu sellele fotondusele on ju, ütleme, sul on väga hea arhiiv, et nüüd natukene sellised raamatusse paljud pildid, mis läksid, olid su enda tehtud majadest, mida võib-olla enam polegi või on nad nii ära rikutud, et nendest ei saagi pilti teha. Ja teine, mis mulle väga meeldib, et need nagu sellised isiklikud elusündmuste jäädvustused, et kas või selle sama maja ehitamisest, et kuidas on terve sari, eks ole, et maja, ma ei tea, vundament ja esimene korrus ja teine korrus ja katuse panemine, et see on siuke unikaalne dokumentatsioon, et mida palju mina küll ei tea, et need arhitektid, kellega ma sinu eakaaslased ja kolleegid, et neil üsna napilt on seda materjali, et selles mõttes see on väga tänuväärne. See majaehituse värk oli selles mõttes, et seda ma nüüd natuke tõsisemalt pildistasin, ma ei tea isegi miks. Aga ega ma muidu mingit erilist fotokroonikat ma siin nüüd vaatasin, on ju perioode, kus ma polegi midagi pildistanud. Aga ma mäletagi, miks ma seda maja nii hoolega pildistasin, siis ma nagu jäädvustasin ikka, jah. Aga miks ta nii juhtus? No juhtus. Mis sa praegu teed? Istun ja lobisen. Ei, ma mõtlen seda, et nüüd kas läheb nüüd lähiajal mõni karp veel ehitusse ka? Karbikarp? No jah, kes seda teab. Mul on nüüd 2 väikest Saaremaa objekti, kus kodanik tahab paekivi kasutada ja sellepärast nüüd minu juurde tee leidis. Kas nad nüüd ehitusse lähevad, seda ma ei julge praegu ennustada, sest et see vist jälle sõltub mingisugustest
kuskilt mingitest abifondidest saadava raha kättesaadavusest ja võib-olla tema projekti kirjutamise oskusest. Kes osavamalt projekti kirjutab, see jälle raha saab. Ja ei tea ka, mis sellest suurest majast, millega saame juttu algest, mis mul siin Viimsis tuleb, mis sellest edasi saab. Selle detailplaneering vist hakkab nüüd lõpule jõudma. Siis kui asi nüüd, see eskiis on juba 3 aastat vana, eks nüüd näeb, kui ta uuesti reaalsuseks muutub, mis tast järgi jääb. Linnaisad linnahalliga ei ole sind kummitamas käinud? Kaagutavad küll jälle ajakirjanduses, aga... Ei ole ja ma ei usugi, et nad hakkavad käima, sellepärast, et kui see linnahall peaks käima minemagi, küll siis leidub nendel ärimeestel omad bürood, kes siis tegelevad selle asjaga. Aga niimoodi tagasi vaadates oma, üle 50 aasta sa oled nagu väga aktiivselt Eesti arhitektuuriga seotud olnud, et kas meil on hea ehituskunst? Mis sa selle all mõtled? Selline, mida ikka kõlbab näidata ka. Et häbeneda ju põhimõtteliselt midagi ei ole, et me oma väiksuse kohta oleme siin ikkagi suurte asjadega ju hakkama saanud 20. sajandi Eesti arhitektuuris. Paganselt raske öelda, sest meie majad on nii koledasti enamus ehitatud, vähemalt Vene ajal ehitatud, et seal pole eriti neid näidata kellelegi. Ja mis nüüd midagi suuremat tehtud on, eks ole, üks on kunstimuuseum ja teine on Eesti Rahvamuuseum. Pole kumbki Eesti arhitektuuriga eriti seotud objektid, eks ole. Nii et ma ei oskagi öelda, kas meil siin on midagi näidata, midagi uhkustada või ei ole. Vastika on. Mina üldiselt usun Eesti arhitektuuri ja Eesti arhitektidesse nagu ka sinusse. Et ma arvan, et seda ootab ees veel väga põnevad asjad ja ajad. Aitäh! Meil on igas saates olnud küsimus, välja arvatud nüüd see tänane saade, kuna see on hooaja viimane. Aga eelmise saate küsimus oli, et tahtsime teada, kes oli Elfriede Lender. Vastuseid tuli nagu ikka, täiesti normaalselt. Mait, ole hea, vali välja see, kes saab raamatu. Ja raamatu saab Toivo Kaljo. Palju õnne, Toivo Kaljo, ja raamatu saate kätte Arhitektuurimuuseumist, tema lahtioleku aegadel ja Infonetist. Nii, aga nüüd, miks me seisame siin oma viimases saates? Et siis see on selle saate maja makett. Et meil muuseumis väga palju selliseid eramajade makette ei ole, et põhiliselt ikkagi maketti tehakse ju suurtest ühiskondlikest hoonetest, aga Raine Karbi enda kodumaja, mida ta pikka aega projekteeris, ehitas ja siiamaani kõpitab seal, et see on kindlasti Eesti eramuarhitektuuri üks absoluutseid tippe ja klassikuid, et selle võttu meil on ka muuseumis selle maja makett olemas. Ja kogu selle kõigega tahan ma tänada Arhitektuurimuuseumit, sind Mait. Alustasime oma saatesarja Arhitektuurimuuseumist ja nüüd selle hooajaga lõpetame siin. Ja loodame, et äkki järgmine hooaeg tuleb ka, mis sa arvad? Vaatame, mis sügis toob. Et ega siis majad ju otsa ei saa, et Eestis on palju veel põnevaid maju ja väga häid arhitekte, et nende tutvustamine kindlasti on ju väärt ettevõtmine, et kuna seda telepildi vahendusel ka suhteliselt vähe tehakse, et põhiliselt ikkagi nagu trükimeedias, et siis ma arvan, et me saame hakkama. Ma loodan, et me saame hakkama ja teie, kallid vaatajad, katsuge ilma meieta suvi mõnusasti veeta ja kui teil on mingeid ettepanekuid, tähelepanekuid, siis meiliaadress ei lähe suvepuhkusele, saate meile anda teada, millest tahaksite järgmisi saateid kuulda näha. Ilusat suve! Ilusat suve!